külm on, kuradi külm on, kuradi külm on, kuradi külm. No tõtta öelda, sellele koeral ei ole lume vastu mitte midagi, ta suisa naudib seda. Väikse koeraga, kellel ei ole aluskarva, on hoopis aga sootuks teine lugu. Nendel on hirm külm, sama külm, kui teie seisaksite lumes paljajalu. Ausalt öeldes, kuradi külm on. Ole uneetud see päev, kui ma reporterisse tööle läksin. Kui veel mõni aeg tagasi pani riietatud kutsa nägemine eestimaalase muigama, siis täna on ka seda sorti veidrustega kenasti harjutud. Aga tegelikult pole see veidrus. Ka koeral võib tõeliselt külm olla. Nii külm, et tuleb haigus ja seejärel surm. Kõige hädisemad on seltsi- ja sülekoerad. Chihuahuad, Yorkid, Toy Terrierid ja teised minikoerad. Chihuahua. 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 Veidi soojamas kliimas kujunenud koeratõugudele ongi Põhjamaa talv tõeliseks katsumuseks. Mis tervisehädad võivad seda koera vaevata, kui ta nüüd käib ilma riieteta õues? No põhilised on igasugused hingamisteede haigused. Kõik võimalikud oisemised ja köhatamised ja sellest siis juba tuletatakse edasi, nüüd on kohe südamepuudulikkus ja nii edasi ja nii edasi. Aga tõttu kõik võimalikud viirusinfektsioonid, nagu inimestelgi. Ja teine on muidugi külmumised. Käpakesed on ju sellise külma pakasega, seda ei jaga isegi ära, millal käpp kange on, kuigi nad ju käivad 3 jala peal, siis jälle soojendavad ühte ja siis teist ja 3. ja 4. Aga need on põhilised. Pluss veel muidugi külmaga ju töödeldakse tänavaid. Kõik võimalikud kemikaalid tekitavad igasuguseid käppalõhesid ja sealt johtuvalt kohe tulevad igasugused bakteriaalsed infektsioonid, käppalõhed ja muu selline. Siis on seened ja nii edasi ja nii edasi. Kerli Niilo on andunud loomasõber. Tema süda kuulub jäägitult tillukestele chihuahuadele. Kuigi nende pisikeste 4-jalgsetega on üksjagu rohkem jantimist, siis see Kerlit ei heiduta. Keinule meeldib lumi väga, ta jääkski sinna tükiks ajaks, aga vastasel juhul ta külmuks ära, kui ta oleks väga pikalt. Tuleb kogu aeg silma peal hoida? Pigem küll, jah. Tal jalad külmuvad natuke ära. Siis tuleb pessa panna. Kerli, räägi meile, kui vajalik üldse selline kohver on, kui sa nüüd käid Kensoga jalutamas? Hästi vajalik on. Kui on lumi maas, siis tohib koer hästi väheke aega olla lume sees ja siis ta peaks oma pessa tagasi minema. No kas see pesa on siis nii soe või? Ja seal on lambavildal sees. Kui kalli taskukoera soetanud inimesed oskavad enamasti oma lemmikut külma eest kaitsta, siis teistele koertele suurt tähelepanu ei pöörata. Arvatakse, et loom peab lihtsalt vastu pidama ja asi ants. Eestimaal ringi vurades võib ka 20-kraadise pakasega ketti aheldatud lühikarvalist Dobermanni kohata. Pererahva arust on aga asjad korras nagu Norras. Näiteks Tallinnas Lasnamäel Kalevipoja tänaval elavad mikrobussis 2 koera, kaukaaslane ja sakslane. Väljas on kas või 23 kraadi külma, aga koer istugu bussis. Üldjoontes saavad need koerad mõlemad meie kliimas imehästi hakkama. Aga seekord panid krõbedad külmad kutsad väikebussis konutades kiunuma. Kalevipoja üks majarahvas hakkas muretsema. Kas plekist autokolakas on ikka ligi 30-kraadise pakasega koertele õige koht? Inimene üritab koera autos pidada. Aga nüüd, kui külmaks läks, olen käinud kontrollimas üle õhtu, nüüd on koerad siin suht regulaarselt. No see suurem on väga kange. Koerad jalutavad ilma rihmata siin, nii et ega nad väänavad päris pikalt enne, kui nad kõndima hakkavad. No kui vaatame seda bussi, kui väike see on, koera kasvu, kaukaaslane võib olla siin 60+ kilo, hunnikoer juurde veel, ma arvan, et ruumi on natuke vähe ja see metallpõranda veel magada ise küll ei tahaks. Harjumaal saab loomakaitse asjade korraldamise eest Eesti riigi käest palka Veterinaar- ja Toiduameti spetsialist härra Urmas Saron. Kalevipoja üks elanikud on murega pöördunud ka Urmas Saroni poole. Sellest pole siiani aga mingit tulu tõusnud. Vetamet soovib saada inimese nime, telefoninumbrit, korterit, aadressi, et siis hakkavad tegelema enne seda on mitte midagi. Ütlevad, et jah, on,
võib-olla autos on koer, aga me ei saa nagu midagi teha, kui meil pole andmeid, et meil pole ligipääsu kuskile. Veterinaarkeskusest rääkisin mina Urmas Saroniga. Koerte omaniku tabada ei õnnestunud. Ka ukse taha minna ei saa, sest reporteriga rääkinud inimesed lihtsalt ei teadnud, millises korteris Alfastaari firmas turvamehena töötav koerte peremees elada võiks. Kalevipoja üks elanikud ootavad ikkagi Veterinaar- ja Toiduameti töötajate hinnangut. Kas selline koerapidamine on ikka normaalne ja seadusega kooskõlas? Tänavune talv on karm. Krõbedad miinuskraadid teevad inimese elamise üsna ebamugavaks. Arvatavasti on aga nii mõnegi peni elamine kordades hullem. Tuult läbilaskev ja lund täistuisanud kuut pole just kõige mõnusam koht külitamiseks. Kes aga kahtlevad, võiksid umbes 20 minutit paljajalu lumes olla. Siis saaksite umbkaudugi teada, mida üks läbikülmunud loom tunda võib. Suure kunsti nimel. Ma kahtlustan, et järgmine kuu aega ma kusen kuubikuid. Maks läheb tuppa.